võtmekliendi haldur. Ja minuga koos täna vastab küsimustele Maria Väli, kes on siis helpdesk manager ehk siis kes teab kõik tellimustest ja nendega seotud toimingutest. Need küsimused siis võitegi meile lõpus esitada. Muidugi, kui nüüd kardate, et võib ära ununeda küsimus, siis siin on ka chatibox, kuhu te saate alati siis kirjutada ka oma küsimused, millele siis vastame lõpus. Ja ma loodan, siia chati jõuab ka mingit link meie eelmistest koolitustest, et see Learning Friday sari kestab meil juba päris pikalt, et kindlasti 24 YouTube'i kanalilt leiate veel väga huvitavaid teemasid, mis aitavad teil veel paremini müüa ja kogu meie platvormi toimingutest siis aru saada. Ja täna siis katame tellimuste teema, ehk siis mida teha üldse, kui te tellimuse saate ja kogu see protsess ja kuidas seda tellimust hallata. Põgusalt räägime veel ka meie logistikaviisidest, millest saate ka rohkem kindlasti kuulda meie eelnevatest õpireede videotest. Ja siis täna veel räägime tagastustest ning meil on ka üks uus huvitav funktsioon supplier süsteemis, nagu võtke ühendust. Ja nagu ikka, siis kõik algab kliendist, sest et seda kõike me teeme siin müügi eesmärgil ja et meil oleks siis kliente, oleks meil vaja ka täita nii-öelda mõned ootused, et siis kindlasti ka kliendid ootavad meilt väga mugavat ja kiiret ja kerget ostukogemust ja sealhulgas siis ka, et kui peabki tagastama toote, et ka see oleks väga toimiv süsteem, et raha ja kaup liiguks siis väga kiiresti ka tagastuse puhul, mitte ainult siis tellides, et kindlasti ka õigeaegne kohaletoomine, et me väga soovitame kaubad ikkagi tarnida 24 tunni jooksul meie lattu ja üldse kliendile, et see on üks suurimaid, ma arvan, ootusi ja lootusi üldse klientidel, et on väga kiire ja mugav ka tarne. Ja muidugi kõik, mis puudutab hinda, pakkumist ja toodet iseennast, et ka kõik kirjeldused ja millised on filtrid tootele lisatud, et see kõik on väga oluline tellimuse puhul ja et seda tellimust ei tagastataks, ehk toode vastaks siis kirjeldusele, mis te olete andnud ka meie lehel siis. Et sellest on ka jällegi väga põhjalik ja pikem video YouTube'i kanalil, et kindlasti tutvuge ka selle infoga, et kuidas teha toode võimalikult täpseks ja atraktiivseks ka kliendile, et see jõuaks siis nii-öelda müügini. Ja kui me räägime meie helpdeski tööst, siis keskmiselt päeva jooksul nemad tegelevad siis umbes, kui võtame sinna detsembri ja jaanuari, sisse tulevate tellimuste arv, siis keskmiselt ongi see 700 kuni 1000 tellimust päevas, et mida nemad kõik haldavad ja nemad siis kontrollivadki, et kõik teie tellimused jõuaks ilusti lõpuni viidud, on süsteemis õigesti käsitletud ja ka kliendile siis lõpuks kätte jõudnud. Ehk siis meie helpdesk kontrollibki ka teie tellimuste staatuseid ja nad kindlasti annavad teile teada e-maili teel, kui te ei ole näiteks mõnda tellimust kinnitanud. Meil puudub info, kas see kaup on jõudnud üldsegi näiteks meie lattu. Et see on väga okei protseduur ja tavaline protseduur, et kui te saate meie Marialt või Siirilt siis kirja, et palun täpsustage antud tellimuse kohta meile mõned info. Ehk siis, kui te saate kirja, palun vastake neile, et see aitab kindlasti seda protseduuri kiiremaks muuta, et meil pakid ei kaoks ära ja jõuaks õigesse kohta. Et nagu te näete, siis tellimuste arv päevaselt on väga suur.
Ja siin on väike ülevaade, et kuidas siis tellimuse kättesaamisel tuleks toimetada. Ehk siis kõigepealt te saate endale e-maili peale teavituse, et teil on toimunud müük, tellimus. Selle siis te saate isegi läbi oma nutiseadme, telefoni või siis lähete arvutisse, et saate kinnitada ka seal e-mailis 4 tunni jooksul, et ei pea veel jõudma meie supplier süsteemi selle jaoks. Muidugi oleks hea, kui te ikkagist juba teate, et teil see toode on kindlasti olemas, kuid ka kui te isegi selle kinnitate ära ja hiljem näiteks selgub, et hakkate tellimust töötlema, et teil ikkagist pole seda, siis muidugi saab ka muid toiminguid teha. Ja tellimuse kinnitamine 4 tunni jooksul kehtib siis tööpäevadel 8-st 5-ni. Nädalavahetus ei lähe arvesse ja samuti ei lähe siis ka riiklikud pühad arvesse. Ja kui te olete ära kinnitanud, siis järgmine samm ongi meie supplier süsteemis teha vastavad toimingud, kas teil on toode olemas, kinnitada toote olemasolu veel kord, printida välja pakkekleepsud ja siis pannagi juba pakend kokku ja saata meie poole teele, ehk siis lõpetada, sulgeda see tellimusprotsess nupuga. Kuid sellest on meil ka üks hea video tehtud, mida ma siis näitan teile ka hiljem. Et tegelikult väga vähesed protseduurid tuleb siis teha ja kõik on väga mugavaks tehtud. Nüüd on mitmeid erinevaid valikuid, millist transpordiviisi te saate valida. Ja olenevad siis ka logistikaviisist, mille te olete valinud, sõltub ka siis natukene teie tellimustöötlemise protsess. Ehk otsene tarne on siis selline tarneviis, mille eest müüja vastutab täielikult otsast lõpuni. Ja seal on teatud limiidid, seal ei ole teatud limiite, ehk siis selle me käime ka läbi, et millised toimingud tuleb siis teha otsetarne puhul. Et nüüd cross-docking on läbi meie saadetud pakid, ehk siis teil tuleb õigeks ajaks toimetada oma pakid meie K24 lattu Luite tänaval ja siin nüüd on siis limiidid, et millised peavad olema paki mõõtmed, mis saavad läbi meie lao üldse transportida. Ja siis on meil ka kolmas variant, fulfillment by BQ, kus siis müüja kaubad ladustatakse ja saadetakse kliendile siis otse meie Leedu laost. Siin on siis näha, milline näeb välja see orders sektsioon supplier süsteemis, et to be confirmed on nüüd need tellimused, mis te peate siis kinnitama 4 töötunni jooksul. Kui te vajutate juba tellimuse peale, siis avaneb teil toodete nimekiri, mis sinna tellimusse kuuluvad, mis tooted ja kui palju neid on tellitud. Ja kui teil on toode olemas, siis peategi lihtsalt quantity näolahtris jätma selle sama numbri ja lihtsalt vajutamagi confirm. Et seda on näha siin siis allnurgas, et confirm nupp. Kui teil nüüd pole toodet, mille tellis ostja, siis saate näiteks sinna märkida ka 0 ja siis kinnitada selle, et siis meie helpdesk saab teate, et teil ei ole seda toodet, meie omakorda anname info siis ka kliendile, et paraku see tellimus on tühistatud ja alati võite ka pakkuda näiteks alternatiivi, et näiteks telliti roosa bluus, aga teil on hoopis punane bluus, siis te võite alati ka kirjutada meie helpdeski, et paraku ma pean selle tellimuse tühistama, kuid mul on pakkuda näiteks hoopis punane bluus asemele. Kui nüüd juhtub näiteks nii, et toodet on tellitud 2 tükki ja teil on ainult 1, siis te samamoodi sisestate sinna quantity näo osakond lahtrisse number 1 ja vajutate uuesti confirm ja siis te saate teate, et kinnitatud kogus on väiksem kui on tellitud. Palun ärge saatke tellimust enne välja, kui ostja ei ole seda kinnitanud. Ehk siis jällegi peate ootama meie helpdeski
kinnituse emaili, et te võite selle toote nüüd välja saata. Kui nüüd juhtub näiteks hoopis niimoodi, et te just müüsite ühe toote endalt poest ära ja samas see jäi meie poodi ülesse ja teate, et te saate näiteks homme uue laadungi omale lattu sisse, siis te võite ka muuta seda date later lihtsalt siis kas näiteks 24 tundi edasi sellest ajast, mis oli märgitud teil algselt. Ehk siis pange sinna uus kuupäev, millal siis te selle lattu saate tuua. Et siis juba saab jällegist meie helpdesk selle info kätte ja informeerib siis müüjad, et on tekkinud väike viivitus tarnes. Nii, aga vaatame siis nüüd väikest videot, mis siis näitab, kus need tellimused täpsemalt asuvad. Ehk siis vajutate orders, kerite allapoole, näete to be confirmed lahtrit, vajutate tellimuse peale. Siin näete siis kuupäeva, millal peab jõudma see toode lattu. Kui kõik on õige, jääb samaks, siis vajutate confirm. Nüüd hakkate koostama transpordisilte, tal on neid vaja 2 tükki ja laemed alla siit download career shipment. Kui on kõik valmis, vajutate process. Siit näete tellija infot ja kui teil on vaja lisada arve ise koostada, siis saate selle siit üles laadida või alla laadida, oleneb, kuidas te olete valinud siis. Ehk siis võtan natuke kokku selle video. Ehk sama koht jällegist, kus te peate kinnitama, orders, kerite alla, leiate to be confirmed osakonna, vajutate tellimuse peale, kontrollite üle kogused, kas teil on olemas. Kui kõik on olemas, on väga hästi, kinnitate, confirm ja liigute edasi shipments osa peale. Ja shipments osa peal te nägite nüüd, et genereeriti 2 pakisilti ja 2 pakisilti tähendab siis seda, et nii palju peab siis teil ka olema pakke. Ehk telliti 2 toodet, müüja otsustas, et ta paneb mõlemad tooted erandikarpidesse ja paneb neile mõlemale sildi peale. Kui te mahuvad asjad ühte karpi, võtate siit ühe shipment labeli ainult allalaadimiseks endale. Ja arve puhul siis on niimoodi, et väga palju müüjad valivad tegelikult automaatselt genereeritud arved, ehk siis te ei pea üldse muretsema, et te ise peate neid üles laadima, vaid te võitegi need siit iga tellimuse alt siis alla laadida endale. Nüüd, nagu ma juba eelnevalt mainisin, siis erinevate logistikaviiside puhul on natukene erinev see shipmenti osa seal tellimuste kinnitamisel. Muidu on kõik sama, aga kui jõuategi siis selle shipmendi osani, siis te ei saa lihtsalt vajutada sinna, et soovin 2 pakisilti. Kuna te ise nüüd tarnite, siis te täielikult vastutate ise, et see jälgimiskood saaks siis siia süsteemi õige ja jälgitatav siis. Ehk siis, kui te tarnite näiteks Omniva või DPD pakiautomaadiga või kulleriga, siis te kõigepealt peategi vormistama selle tellimuse omaenda Omniva või DPD ise teenindussüsteemis siis. Sealt te saate selle shipmenti ja siis sealt võtategi selle numbri ja toote selle meie supplier süsteemi ja valite siis ka selle firma. Kui te nüüd näiteks kasutate mõnda kolmandat või teist firmat kullerina, keda meie valikus ei ole, näiteks mõndadel on Venipak, siis te valitegi sealt lihtsalt valikust teine firma. Kui õige jälgimiskoodi siis sisestate täpselt, mis teile siis see teine firma on loonud. Ja kui te ise tarnite, te näete kliendi siis telefoninumbrit, aadressi ja nime, et te saate selle kõik siis omaenda ise teenindussüsteemides juba eelnevalt ära täita ja tellida siis selle kulleri või pakiautomaadi. Ja siis vajutate process samamoodi, nagu videos oli näha. Ja
kõige tähtsam samm nüüd, mida ise tarnides unustatakse, et kui saadetis on kohal jõudnud, et te seal oma iseteenindusprogrammis näete, et pakk on tegelikult kliendile kohale jõudnud, siis tuleb siia süsteemi uuesti tulla, meie supplier süsteemi, minna uuesti tellimuse peale ja teha linnukene sellest delivered kastis, et kus see must kast siin ümber nüüd on, ja uuesti salvestada. Nii, mainisin ka, et kui läbi meie transportida, siis on väga oluline, et pakendi suurus vastaks siis meie standarditele, ehk siis üle 80 kilo ja kuni 3x2 meetrit suurused pakid, siis paraku läbi meie lao ei saa transportida. Sellel juhul te peategi kasutama juba isetarnimismeetodit. Kui te nüüd aga transpordite läbi meie lao, siis eeldame, et te pakite oma tellimuse alati küll kasti sisse ja see kasti sisu on siis väga kindlalt fikseeritud, seal ei liigu ringi, need tooted on väga tihedalt pakitud ja siis muidugi ka väga tugevalt, et need tooted ei saaks seal katki minna. Me aktsepteerime ka muidugi ümbrikuid ja kotte, et sellised mullikile ümbrikud, kuid te peate siis ise olema väga veendunud, et teie toode ei saa kahjustada, kui ta on lihtsalt ümbriku sees. Näiteks nüüd ripsmeduše või mingid beebipüreesid või mingid sellised väikseid mänguasju ja te ise transpordite oma e-poest läbi ümbrikkoti, siis see on väga okei, kui te valite ka selle viisi meie jaoks. Lihtsalt peate ise olema väga kindlad, et see toode ei saa kahjustada, kui ta läbi meie lao liigub. Ehk siis see sisu peab olema väga ohutu, mis läbi meie lao liigub, et läbi meie lao ei tohi liikuda siis suuremõõdulised, mürgised, kergesti süttivad, ohtlikud, õrnad või üldse mingid tooted, mis kuidagi välismõõtlustele on väga tundlikud. Et te saate ka tellimussaadetisi koondada, nagu ma enne mainisin, siis teil võib-olla on üks suur tellimus ja te otsustate kõik selle ühte karpi panna. See on väga okei, aga lihtsalt peate meeles pidama, et seal ei oleks üksteist kahjustavat tooted ka, et näiteks teil müüte seinast seina tooteid, teil on nii toiduasju, teil on kodukeemiat, teil on rõivaid võib-olla imikutele kaupa. Et kui te nüüd kõik need tooted sinna ühte kasti panete, et nad üksteist ei määriks, kuskilt ei lekiks, näiteks kas või kosmeetikatooted, šampoonid, et pärast, kui klient selle karbi lahti teeb, et kõik tooted ei oleks selle šampooni või WC vahendiga või mõne muu kodukeemiaga koos. Ja mis tähendab, et 2 kleebist ei tohi jääda ühele pinnale, oli jällegi see, et kui te laete alla endale 2 paki kleepsu, siis teil tähendab ka seda, et teil on 2 pakendit. Ja K24 süsteemis siis prinditud kleebis tegelikult ka isegi kui te ise tarnite, soovitame ikkagi panna tarne kleepsu paki kõige peale, siis on kindel, et mis pidi see pakk peab käima, keegi ei keera seda tagurpidi ja et see on esipind ja kast peabki näiteks niipidi olema. Ja kleebistest siis veel nii palju, ehk käin korra veel üle selle, et kleebiste kogus siis võrdub pakendi kogus. Kleebiste triipkood peab olema loetav, ma näitan teile kohe ka mõned pildid sellega seoses. Ja kleebist ei tohi siis kinnitada poolikult, et kogu see teave peab jääma sinna ühele kasti poolele, et nagu siin kõrval pildil ka, mitte et näiteks see S-täht on üle serva, vaid see S-täht ja kogu see triipkood on näha kohe ühe vaatamisega. Ja väga palju küsitakse, et kas see täht peab olema näha. Jah, see täht peab olema näha, et kui te prindite välja, siis ei ole vaja seda lõigata väiksemaks kuidagi, vaid kogu see info, mis välja tuleb printimisel, peab jääma siis näha. Ja kleebiste puhul ongi nüüd juhtunud see, et tegelikult võib-olla see parempoolne pilt, et siin on näha, et tegelikult triipkood, kui on nagu väga hästi loetav, aga tegelikult meie ladu seda läbi ei võta, sest siit on näha, et printeril jookseb kuskilt viga sisse, tegelikult juba ülevalt alla jookseb siit triip sisse. Ehk siis ei ole 100% kvaliteediline printimistöö, see ei ole
loetav triipkood ja see pakisilt tegelikult ei lähe läbi. Ehk siis veenduge kindlasti, et teie printeris on piisavalt tinti, tal ei jookse sisse mingisugune viga printimisel, et ta ei teegi selliseid säbrusid ja triipe sinna sisse. Et see on väga oluline, sest muidu me lihtsalt ei saa seda sisse skännida. Siis veel variante, et üle kleepsutatud teipidega, et seda ka kindlasti vältida, sest triipkood läheb portsu. Ja siin siis samamoodi jälle printeris on ilmselt kas värv otsa saanud kuskil või midagi muud on siis juhtunud. Et alati katsetage ka neid formaate oma printeritel, et kuidas need pakisildid sealt välja tulevad. Et väga palju tagasisidet tuleb meil laost, et pakisildid on natukene ebakvaliteetselt prinditud. Ja kokkuvõttes siis tellimuste haldamise kohta, et väga oluline on kinnitada see 4 töötunni jooksul, kuid see ei tähenda seda, et te peate selle 4 töötunni jooksul meie lattu jooma, et see kõik oleneb teie enda tarneaegadest, siis, mis teie olete ise määranud. Peaasi on see, et te saate seda tellimust hallata ja meil on see info olemas, sest et klient tahab väga-väga kiirelt oma paki kätte saada. Lähete siis järgmine samm supplier süsteemi, kinnitate need kogused, mis on tellitud ja et te saate kindlasti selleks kuupäevaks selle toote ära tuua, mis te olete siis lubanud kliendile. Siis lisada kindlasti jälgimiskood, kui te ise tarnite ja muidugi ka see sulgemine siis, et te alustate seda jälgimiskoodi lisamist ja lõpetate siis sellega, et sulgete tellimuse, kui te saate info oma süsteemist, et see on siis kliendile kohale jõudnud. Ja see on väga oluline punkt, kes ise tarnivad, et te peate alustama ja lõpetama selle ise. Ja siis arved, et arved saate kätte tellimuse peale klikkides või siis saate sinna samasse selle ise üles laadida. Nüüd räägime siis hoopis tagastustest ka natukene. Ehk siis tagastusi õnneks tegelikult numbriliselt, kui vaatame, nii metsikult ei ole, kuid ikka neid esineb ja see ilmselt on ka üks protsessidest, mis tekitab enim küsimusi, et kus mu pakk ikkagist on ja millal ta jõuab. Et meie helpdesk ei saa selles suhtes siin nüüd mingisugust teavet, et teie kaup on läinud tagastamisele või klient loobus või ei taha enam seda toodet või on selle tagastanud. Et teile ilmub küll tellimuste ribale, et see on nüüd open incident ja seal saate ilusti ka filtreerida oma kõiki tagastatud tooteid või üldsegist, kui on tekkinud mingisugune probleem teie tellimustega. Et meil on video ka selle kohta, et siis on natukene selgem. Kuidas siis saab üldse klient tagastada selle kauba, on üldjoontes 2 varianti. Üks variant on, et siis ta tagastab selle meie kauplusesse, Eestis, Lätis, Leedus. Vahet ei ole ka mis linnas, et kõik kauplused sobivad tagastamiseks. Ja see jõuab siis teieni sinna aadressile, mis te olete siis märkinud oma tagastusaadressiks. Paraku me enam ei tagasta kaupa pakiautomaatidesse. Ja teine variant on siis, et riik ja klient, et siis saab otse müüjale tagastada. Ehk me siis näiteks oletame, et teil on, näete, et teil on tegelikult praaktoode, te tahate selle tagastada, siis meie kõnekeskus või helpdesk siis saabki teile luua selle tagastustellimuse, kas siis pakikaardi näol või kulleri näol. Ja kui on moekaup näiteks, siis on see tagastus tasuta. Nii, aga nüüd ongi videoaeg jälle, nii et vaatame siis, kus need tagastused ja probleemsed tellimused asuvad. Jällegi olete orders sektsioonis, lähete allapoole, open incidents ja sinna tulevad kõik tagasi lükatud, tagastatud tellimused, millel ei ole järgi tuldud, kõik näete sealt avate ja kerite kõige alla ja näete tagastus ja rejection põhjuseid siis. Ja te peate selle kinnitama ja kui teile avaneb kinnitus, siis kas aktsepteerite
või siis ei ole nõus selle tagastusega. Sealt samast saate ka alla laadida tagastusakti. Vot. Ehk siis väga oluline roll jällegist, et te jõuate siia süsteemi ja confirmite, et te olete selle tagastuse kätte saanud. Kui te ununeb see samm, siis kindlasti jälle meie helpdesk võtab teiega ühendust ja palub selle toimingu ära teha. Ja kuidas siis üldse vältida seda tagastuste arvu? Et tegelikult te nägite, et see arv on suhteliselt väike. Et väga palju saate ikkagi ka teie ise siin ära teha. Et kui ma koolituse alguses mainisin neid ootusi ja lootusi, mis klientidel on, siis kõikide punktide täitmine vähendabki neid tagastusi. Ehk siis teil on kvaliteetsed fotod, väga head kirjeldused toodetele. Teil on suuruste tabelid lisatud moekaupadele, jalanõudele, rõivastele, lastekaupadele. Teil on väga selgelt määratletud filtrid ja muidugi ka see, et kui klient saab selle toote kätte, et see kõik, mis ta luges, mis ta pildilt nägi, et see siis vastaks sellele, mis tal nüüd kodus käes on. Meil on siis veel süsteemis üks uus võimalus, et kui nüüd kõikide nende eelnevate protseduuride kohta, mis ma siin täna rääkisin, teil töö käigus tekib küsimusi või mõne muu teema kohta, siis võtke ühendust meiega läbi selle kontakti vormi, mis asub siis supplier süsteemis vasakul riba menüüs. Siit saate väga lihtsalt valida siis teema. Need teemad võivad siis olla näiteks kaupade sisestamine, miks mu kaubad ei ole läinud teie lehele müüki, mul tuli esimene tellimus, mis ma tegema pean, mul tuli esimene tagastus, kuidas ma selle kätte saan, kus mu arved on, palju ma maksma pean kellegile, soovite oma tooteid paremaks teha, esile tõsta, et kõik need küsimused te saate siit teemast siis valida ja meie siis spetsialistid vastavadki neile 24 tunni jooksul ja see on, miks me seda soovitame, ongi see, et see on kõige kiirem vastuse saamiskoht, et see on meie esmane tööriist, mida helpdeski tüdrukud siis kasutavad ja kus nad teile nii-öelda vastama peavad esmajärjekorras. Ja selles mõttes nad on nendes teemades kõige rohkem teadlikud, nagu öeldud siin ka valdkonna spetsialistid. Te võite muidugi tulla ka meil võtmekliendihalduritele neid küsimusi küsima, kuid sealt seda chati või seda funktsiooni kasutades, siis saate te kindlasti palju asjalikumad ja kiiremad vastused võib-olla oma küsimustele, mis siis puudutavad üldse tellimusi ja tagastusi. Et väga mugav kasutada ja väga paljud juba teevad seda, nii et julgustan ka teid proovima siis hoopis seda funktsiooni kasutama. Vot, nüüd saigi koolituse osa läbi, et kui nüüd midagi ikkagi tee minu poolt segaseks, siis Maria, kes on siis helpdesk spetsialist, on mul siin olemas, et üritame siis võib-olla koos veel teie küsimustele vastata, aga mina tänan ja võite siis küsida küsimusi. Vaatame, äkki siia ei tulnud küsimusi, hoopis Tiina on pannud siia meie YouTube'i lingi, ehk siis kui teil mõni muu teema huvitab, üldse, kes kuidas müüki saavutada meie platvormil, siis siit YouTube'i playlistist leiate kõik nendele küsimustele ka vastused. Aga kui kellelgi on ikkagi küsimusi nüüd tellimuste, tagastuste kohta, siis jah, võite ka kirjutada siia chati, kui te ei taha küsida mikrofoniga, siis see on väga okei. Kas tundub, et ei olegi küsimusi? Maria tahaks väga vastata.
Aga äkki kui ikkagist küsimusi ei ole, siis saategi suunata kõik oma küsimused siis supplier süsteemis uude funktsiooni ehk siis ja valida sealt siis teema, mis teid huvitab või mille kohta tahate küsida, siis saate Marialt kirjaliku vastuse hoopis. Kui tagastused on, aga supplier süsteemis nad ei kajastu, mis põhjus võiks olla? Tere, minu aeg vastata. Ja, võib nii olla, aga see on ainuke variant, kui näiteks te olete Eesti müüja, nagu te kõik olete, ja siis oli Eesti tellimus näiteks, siis kui klient näiteks helistas meile kõnekeskusse ja soovis tagastada ja tüdrukud andsid talle teie aadressi, siis tagastus tulebki otse teile aadressile ja siis tuleb luua tagastus supplier süsteemis. Supplier süsteemis ka info selle kohta, kuidas seda teha. Ja kui teil tuleb selline asi, siis võib ka minuga arutleda, kirjutada ja siis ma aitan. Et ja, niimoodi. Ja, kas keegi sooviks veel küsida? Väga hea küsimus juba oli. Küsid Maria, et kas siis ise peavad registreerima selle tagastuse süsteemis? Ja, just. Ise registreerite, kinnitate, kui te ei ole nõus, näiteks toode, te saatsite normaalne toode, aga tuleb praakiga või mida iganes, siis te kirjutate meile või siis läbi supplier süsteemi saab ka kirjutada, kus on kontakt us. Seal samas, kus on see kontakt us, seal on ka selline funktsioon jällegist nagu Sellers Academy ja seal on erinevad küsimused ja vastused ka tagastuste ja tellimuste kohta. Et alati, kui te tulete sinna kontakt usile, siis võite ka korra piiluda. Äkki te tegelikult saate juba meie küsimuste vastuste sektsioonis omale kiirelt ka mõne vastuse kätte, et on veel kiirem lahendus, kui kirjutada sinna chat funktsiooni. Aga tundub, et Jana sai küsimustele vastuseid ja äkki vist rohkem hetkel ei ole siis, ju nad siis juba oleks tulnud. Aga video läheb siis, koolitus läheb ka üles YouTube'i, nii et saate rahulikult tagantjärgi ka vaadata ja mõelda. Ja kui teil tuleb näiteks esimene tellimus, saate kohe selle video kõrvale võtta, mida teha. Aga siis võib-olla võimegi praegu lõpetada ja jääme ootama siis küsimusi supplier süsteemi, kui neid tekib. Aitäh!